Täna siin Tallinna vanalinna päevadel uudistades leidsime Eesti kõige pärjatumad juustud ja kasutamegi võimalust, et uurida kohe farmi perenaiselt ühte väga klassikalist küsimust. Kuidas saab auk juustu sisse? No tõesti klassikaline, jah. Aga selline suhteliselt mitte väga atraktiivne vastus. Loomulikult tekivad kõik head ja ilusad asjad kellegi raske töö tulemusena. Ehk et vaene bakter näeb vaeva selleks ja ta saab seda teha teatud hetkel ainult. Ehk et kui juust on kuuajane, siis see juustumass on nii piisavalt pehme, et kui bakter eraldab gaasi, siis tekib auk sellest. Nii lühikese augu jutt oligi, aga miks ei ole kõikides juustudes auku? Sellepärast, et auk on mõnes mõttes silmale vaadates ilus, aga kui mõelda pikalt laagerdunud juustude peale, siis auk tekitab probleemi seal. Ehk et augus tekib oma elu, bakterid töötavad seal teistmoodi ja me auguga juustu ei saa laagerdada ei 6-kuuseks, ei aastaseks, ei 2-aastaseks ja nii edasi. Ehk et teistes juustudes on lihtsalt kasutatud teist bakterit, kes on veidi tagasihoidlikum ja ei tee auku. Aga meie juust hakkab pihta põllult. Ehk et rohi, mida me kasvatame või kultuurid, mida me kasvatame, läbivad ilusti öeldes lehma seedetrakti, muutuvad piimaks ja siis sellest piimast teeme juustu, valides bakterikoosluseid, et klassikus on auk, teistes ei ole lubatud auku. Vastukaaluks siis teistes vanades juustudes on juba siis kristall ja see ongi just kvaliteetse piima pika laagerdusaja tunnus. Andre farmi kõik juustud on auhinnatud. Mille järgi juuste hinnatakse? No kõigepealt on juustud oma kategooriates. Ei ole niimoodi, et kõik juustud on ühes kategoorias ja siis võtame sealt mingi, mis meeldis, et ja igal kategoorial on siis ka omad nii-öelda hindepunktid, aga üldiselt ikka värvus, maitse, tekstuur, auk, kellel peab olema, kellel ei pea olema, siis peab seal midagi muud olema, et need on nagu kõige põhilisemad ja eks seal loomulikult on siis ka sellist personaalsust natuke juures, aga mis on väljaspool Eestit võistluste eripäraks võrreldes Eestiga ongi just see, et kõik on pimetestid. Ehk et ei teata, kes tegi, kus tegi, mis juustu, et see pärast pannakse tulemused ja žürii hindamised kokku, et siis saadakse teada, et Eestis, et meil on päris palju tagasisidet tulnud, et kuulge eestlased, et ei ole juustumaa, et mis te nüüd tegite seal, juustu või? Et aga välismaal miks me läksime välismaistele hindamistele, oli just see, et kui me hakkasime juustu tegema 3 aastat tagasi, siis meie loomulikult on oma lapse vastu ahvi armastus, aga et teada, kus me siis juustumaailmas paikneme. Siis esimesel võistluselt me saime kohe nii-öelda hamba verele, et okei, me oleme oma selliste õpetajate, hollandlaste zunftis päris kõval tasemel ja siis võtsime ka järgmised võistlused niimoodi ette, et just, et juba need tulid edevusest ja siis vahepeale jäid ka mõned Eesti võidud, mis oli muidugi selles mõttes hea teada, et ka mis ka meie eesmärk oli, et mummukeste piim väärindada, me teeme seda eestlaste pärast, eestimaalaste pärast, et nemad seda kõige kiiremini sööksid. Aitäh ja palju edu Eesti väikestele ettevõtjatele ja armsatele mummukestele. Anname tänu edasi. Teie aga jõuate veel tulla Tallinna vanalinna päevadele ja otsida üles siit maailma parim Eesti juust.